9. klassi õpilasele Karmel Kai Murumaale. Luuletuse välimääraja. Mis on ühe luuletuse hind? Kas see sõltub ridade arvust, värsside keerukusest või on selleks luulekogu tulu jagatuna selles esinenud luuletuste arvuga? On üpriski tänapäevane küsida iga asja hinda. Raha peab liikuma ning kõigel on oma turuväärtus ja realiseerimiskuupäev. Sarnase kõlaga, kuid hoopis teistsuguse tähendusega on küsimus, mis on ühe luuletuse väärtus. Hinda võib kergesti tõlgendada väärtusena, kuid sõna väärtus üksi paneb mõtlema hoopis teistsugusest kasust, kui seda on autori majanduslik olukord. Mis siis õigupoolest ühele luuletusele väärtuse annab? On see autori eneseväljendus, ühiskonna heakskiit või lugeja rahuldus? Või peaks selle loomistama väärtust, mis kätkeb endas kõiki eelmainitud muutujaid? Kui näiteks teadustöö reaalset mõju või olulisust võib mõõta selle tsiteeringute arvu järgi, siis vaevalt, et keskmine luulenautleja kukub kohe igat luulerida ümber kirjutama ja kommenteerima. Püsin kodus. Tahan kaardistada vaikust. Tõrksaid loomi õhtutes. Kui linnatuled nagu taeva teised silmad, pikkamisi lõpetavad saated. Mõtteis hulgun toomel. Jälgin pimeduse laskumist ja hommikuid, kui kerkib üles Kuradi ja Inglisild. Ene Mihkelson. Luuletusi loetakse ju peamiselt endale ning tsitaatideks muutuvad vaid erilised väljavõtted pikematest teostest. Sellised, mis lugejad iseäranis puudutasid. Nüüd on lugejast saanud vahendaja, kes autori mõnda olulist mõtet edastab ning sellele ehk ka lisaväärtust loob. Mõtted ei saa kunagi valmis, isegi kui meile vahel selline ekslik mulje jääda võib. Ning asja tuum võib ilmeda alles pärast mitmekordset töötlust. Mida kaugemale luule oma algpunktist levib, seda rikkamaks on sel lootust saada ning seda enam rikastab ta lugejaid, kes võivad vaid paarist reast koguda küllaldaselt uut mõtteainet ning uusi teadmisi. Nüüd mõelge eelnevat lauset uuesti, ainult et sõna luule asemel mõelge teadusartikkel. Arvan, et ka nüüd on tegu tõese lausega. Aga luuletus ei ole ju teaduslik väljaanne, mis vahendaks olulist infot ning uusi teadmisi. Kuulen teid lausumas, kuid pidage hoogu. Kas on vähem väärtuslikud uued ideed ning tõdemused, mida võib teha enda kohta, lugedes mõnda eriti väärt luulepala? Kas on õige omistada väärtust vaid mõistuslikele korrapäradele, mis kehtivad välismaailma kohta, kui inimesel on uurimata veel terve kaardistamata sisemaailm? Ehk prooviksime korrakski kaardistada vaikust enda sees. Luuletusel on väärtust, kui ta loob uusi ideid. Autori jaoks on seega teema ammendatud. Tema jaoks seisnes kogemus tunnete valla päästmisel. Tehes sama luuletuse kättesaadavaks aga suurele hulgale inimestele võib näha, et kas või ühest värsireast vallandub määratul hulgal uusi mõttelaineid ja kõik isemoodi. Lugedes teiste inimeste mõtteid, loeme ka enda omi, mis tundeid see minus tekitas, kas luuletus meeldis või ei meeldinud, jättis külmaks või tekitas trotsi. Minnes tagasi eelnevalt toodud mõtte juurde väidan, et luulel on siis ja vaid siis väärtust, kui ta pakub uusi teadmisi, loob emotsioone ning või aitab neid hoopiski ridadesse pressida. On siis vahet, kas seda loeb 1, 1000 või 1 000 000 inimest või hoopiski mitte keegi? Arvan, et ei ole. Niisiis, hulku käib mõttes toomel ning pole vahet kas enda toomel või kellegi teise omal. Minu toome on mul praegu selgesti silme ees. Seal kõrgel on tuuline ning maapinnal värelev valgus, mis tihti teel minu poole, on hoopis puude võradesse eksinud. Ja seal magavad kivihiiglased, kes ehk ei märkagi aastaaegade vaheldumist. Kivihiiglased, kes panustasid teadusesse ja sellised, kes kirjutasid luuletusi.
ja panustasid sellega iga meeleärksa lugeja sisekaemusesse.